Mis asi üldse on raamat? Sest kui mina kujutan ette raamatut, siis ma kujutan ette 2 pappijuppi, mille vahele on pandud teatud arv paberit. Aga kui päriselt mõtlema hakata, siis raamat on tunne. Raamat on hunnik paberit, kuhu vahele on pandud kogu maailma loomine, kellegi kogu elu, kellegi seiklused, kellegi unistused, kellegi tunded. See kõik on raamat. Ja meil inimestena on võimalus sellist asja kogeda. Meil on võimalus võtta kätte tükk paberit, lugeda seda ja nimetada seda raamatuks. Ja me ei tee teist nägugi. Aga kui selle peale päriselt mõtlema hakata, siis see on ju nii hämmastav ja nii veider. Aga ta on vajalik. Ta on väga vajalik. Sest kui inimesele ei oleks antud raamatuid, ei oleks inimesele antud suhet iseendaga. Ja suhe on see, mis hoiab inimest inimesena. Suheldes teistega ja suheldes iseendaga. Suheldes teistega üritame me alatasa panna ennast seisma teiste inimeste kingadesse. Me üritame vaadata asju nende nurga alt ja üritame tunda täpselt seda, mida teine inimene tunneb. Me üritame, aga me ei saa. Ja olgugi, et kellelgi võib olla maailma kõige tugevam empaatiavõime, ta ei saa mitte kunagi tunda seda, mida teine inimene tema kõrval. Ja see häirib meid. See häirib meid nii väga, et me unustame ära selle, kuidas meie ise ennast tunneme. Mis mina olen. Aga täpselt siis, kui ma võtan selle raamatu kätte ja ma olen täiesti üksi, on mu mõtetes vaid mina ise. Lugemine avab minu jaoks uksed, mida mitte miski muu ei suudaks avada. Lugedes tunnen ma vaid seda, mida mina tunda saan. Ma loen, ma tean ja ma tunnen. Ma tunnen seda, mida mina ise ennast tundma panna ei suudaks. Ja see on oluline. Sest maailm koosneb ju 8 miljardist minast. Iga üks on mina. Ja see on nii nukker, kui keegi on vähem mina kui keegi teine. Kui inimesel ei ole suhet iseendaga, ei saa tal ju olla suhet kellegi teisega. Ja seda on väga lihtne näha, kui sa vaatad kellelegi otsa ja tema ei tea, kes ta on. Sest et ta ei ole võtnud seda hetke, et istuda üksinda ja lugeda ja õppida iseennast tundma. Iga mina on alanud tundest, on alanud raamatust.